Nii, mul tuli meelde, et mingid juhised anti selle mikrofoniga seoses. Võtan siit oma veeklaasi ka. Ma paluks tegelikult piiblit ka. Ma ei tea, Kristjan, kas ma võin sinu... Aga tere taaskord siis minu poolt, ka minu koguduse, Valguse tee vabakoguduse poolt. Meil on siin mõned salakuulajad, kes teab, see teab. aga igal juhul väga südamlikud tervitused minu vanemate poolt ka, Kristjanile ja Ellele ja teie kogudusele. Mul on nii hea meel teie seas sõna jagada, aitäh tegelikult selle eest. Teate, iga kord, kui keegi palub kuskil mul jagada midagi, see on nii hea nagu võimalus endale tegelikult Jumalasse kaevuda. Et ma olen hetkel sellises eluperioodis, et mul on selline kohe 2-aastaseks saav väike tegelane kodus, üks väike poiss, kes... poiste emad ehk mõistavad, aga poisid oskavad 100 nahka võtta sult. Ja ta on paraku selline, et ta on imearmas ja tore ja naljakas, aga võtab ka 100 nahka. Nii et mul on aeg üsna arvel nii-öelda minu igapäeva elus. Ja seda enam on see nii kallis mulle, et nii-öelda keegi nügib mind tegelikult sõna lugema uuesti ja ma küll võtan nagu regulaarsusega aega Jumala jaoks, aga noh, see ei ole nii nagu kunagi, nii nagu ma tahaks. Et igal juhul see on nii äge. Mul on nii hea meel, see alati täidab mind ennast ka. Ja teine asi, ma mõtlesin kohe, et mulle nii meeldib teie koguduses, on nii hea ja vaba rääkida, et ma nii tunnen alati, et siin on nagu üks igatsus ja üks janu Jumala kõnetuste ja sõna järgi ja see on hästi eriline. Ja ma tunnen ennast nii vabalt, et ma mõtlesin enne siin naerdes, et teil on selline hea kogudus, kus võib anekdoote näiteks rääkida kantslist ja keegi ei kuku selle peale pikali. Nii et ma räägin teile alustuseks ühe anekdoodi. Anekdoot on selline, et ühesõnaga on üks juuksur. Ja üks päev tuleb talle, istub sinna juuksuri tooli, üks preester, ütleb, et kuule, et tee mulle nagu juuksed korda, et kui palju see maksab. Ja juuksur mõtleb natukene, ütleb, et kuule tead, et see ei ole midagi, et sa oled Jumala mees, et ma teen sulle niisama. Ja siis lõikab ilusa soengu ära, preester läheb minema ja järgmine päev on juuksuri ukse peal üks kuldmünt. Siis järgmine päev tuleb talle sinna pastor, mingi vabakoguduse pastor, siis ütleb, et kuule, mul oleks nii vaja juukseid lõigata, et tee mulle soeng, ole hea, et mis see maksab? Ei, sina oled Jumala mees, ma teen sulle tasuta. Nii, siis lõikab ilusti soengu ära ja järgmine päev on siis seal teemant on trepi peal ja siis kolmandaks tuleb rabi juuksurisse ja ütleb, oi, vaata, mul on siin täielik kaos, et tee mu juuksed korda, et palju see maksab. Oi, sina oled Jumala mees, et ma teen sulle tasuta. Lõikab soengu ära, rabi läheb minema ja järgmine hommik on 10 rabi ukse taga. Igal juhul, see on üks hea nali, tehakse nalju juudi mõtlemise kohta. Ja tegelikult mul on täna teile nii-öelda ma räägin teile sõna 2 osas siis, et ma usun, et ma sain Jumalalt 2 niisugust teemat või kõnetust, mida ma tahaks teile jagada. Ja esimene tegelikult on seotud juutidega. Nii et see anekdoot täitsa nagu hakkas õiges suunas minema. Ma tahan öelda nagu sellist asja kõigepealt lihtsalt, et me oleme kõik siin, me teame armu läbi Jumala juurde tulnud, Jumal töötab meie elus, tegutseb võimsasti, kõnetab, valab oma ande. See on imeline, mida me oleme tegelikult, millest me oleme osa saanud. Ja kui me kasvame Jumalasse, siis üha rohkem ja rohkem meie südamesse nagu hakkab tulema mitte ainult nagu see, mis meie eluga toimub, mis on nagu meie nii-öelda siin tänased olukorrad, mis vajavad lahendusi, vaid üha rohkem ja rohkem
meie süda nagu kasvab mõistma seda, et mis Jumala südames tegelikult on. Et mis on tema igatsused, mida tema on siin maailmas tegemas ja mingis osas nii-öelda, jah, loomulikult ta ju tegelebki meie kõigiga ja põhiasi on loomulikult see, et ta tõmbab inimesi pimedusest valgusesse, et evangeelium on meile antud ja see ongi meie edasiandmiseks, see on meie nii-öelda põhivõitlusrinne, ma usun, et Jumala kuningriiki levitada, aga see Jumala kuningriigi levik, tal on nagu väga palju erinevaid tasandeid ja mõõtmeid, mis võib-olla koheselt meile nagu ei avane. Ja tegelikult on üks teema, mis on Jumala kuningriigis, ma usun, paljude jaoks ka peidetud ja see on seoses Iisraeliga. Ja tegelikult ühtepidi on nii-öelda, see on loogiline, et sa loed piiblit, siin ju räägitakse sellisest rahvast nagu Iisrael. Meil on nagu teada see, et oli esiteks vana leping, siis tuli nii-öelda uus leping ja tegelikult nii-öelda kõigepealt siis füüsilise Iisraeli kaudu tuli maailma Jeesus ja selle läbi meie ju saime üldse osa Jumala kuningriigist, et me nagu teame niisugust, enamus kristlasi, ma usun, kellega ma räägin, nagu teavad seda seost, see on nagu loogiline, et mingi seos ju on, eks ju, Iisraeliga, mingi seos on juudi rahvaga, aga ma usun, et me elame ühes ajastus, kus Jumal on hakanud rääkima tegelikult ühte nagu terviklikku pilti. Ta annab ühe ilmutuse Iisraelist, mis on olnud nagu võib-olla kinni mõnda aega ja tegelikult minu endagi lugu, kes mind ei tunne, ma olen oma elust elanud tegelikult 5 aastat Iisraelis ja see oli nii-öelda eelmine eluperiood mul enne, kui ma abielusin ja emaks sain. Aga mul oli üks periood, kus Jumal viis mind selle juurde, nii-öelda selle rahva juurde sinna ja see lugu kindlasti ei ole veel läbi, aga ühesõnaga, mida ma tahan öelda, on see, et ma ei räägi siin mitte mingisugusest nii-öelda Iisraeli vaimustusest või nagu, et kuidagi inimesed nüüd kõik peavaksid panema kipad pähe ja hakkama juudi tantse tantsima, eks ju. Muidugi, kellel südames mingid asjad tulevad, ma ei taha nagu midagi öelda, aga lihtsalt ma tahan öelda, et see ei ole see, millest ma räägin. Ma ei räägi mingist emotsionaalsest vaimustusest. Ma räägin ilmutusest tegelikult. Ja minu endagi lugu, ma ei olnud üldse Iisraeli teemades sees tegelikult. See ei ole nagu, ehkki meie koguduses on kogu aeg räägitud Iisraelist, kogu aeg on räägitud sellest, et nii-öelda me oleme siukses nagu tänuvõlas, et oli see lugu ei alanud Jeesusega, see lugu algas Abrahamiga tegelikult. Või tegelikult see lugu algas Aadamaga, aga ütleme Jumala leping algas Abrahamiga. Meie koguduses on seda õpetatud, aga minu jaoks need teemad olid hästi-hästi pikalt kinni. Ja ma nagu vaatasin aeg-ajalt keegi käis, minu jaoks ei olnud väga suurt vahet, kas see on Iisraelist või kuskilt, ma ei tea, mis teisest välisriigist keegi tuleb, jagab midagi, eks ju. Aga ja tegelikult ülikoolis ma isegi pigem olin väga kriitiline Iisraeli suhtes, õppides mingeid asju seal ja kuna ma õppisin rahvusvahelisi suhteid, aga minu lugu Iisraeliga tegelikult, see algas täiesti üleloomulikult ja ma räägin teile kiiresti selle loo ära, siis ma räägin selle sõna mõtte, miks ma sellest üldse teile räägin siin praegu ja siis lähme edasi. Aga see lugu hakkas niimoodi, et ma olin ühel reisil oma klassikaaslastega, ma olin kristlane, Jumalat armastav vaimuga täidetud kristlane ja ma olin hakanud just tegelikult liikuma Jumala asjades oma elus ja vaimuandides kasvama. Ja ma läksin oma sõpradega reisile, me olime Bosnias, siukses huvitavas kohas, rahvusvaheliste suhete tudengid, siuke konfliktipiirkonna huvi, nii et mõni mõtleb, et kes see Bosniasse läheb, on neid, kes lähevad. Aga igal juhul me lihtsalt reisisime seal, meil oli tore, ma olin sellel hetkel 25-aastane, siukene saamas 26, oma seltskonnaga seal ja me olime ühes hostelis korraga ja seal oli siukene meesterahvas ööbis samas hostelis, kus meie, see oli kõigepealt siis Sarajevo linnas. Ta nägi siukene väga rikas välja või mitte, ma ei ütle nagu niimoodi ülevoolavalt, aga korralikus ülikonnas selline, ilmselgelt jõukal järel olev mees, ta oli hästi jutukas, tore,
tõmmu, minul ei ütelnud see tollel ajal mitte midagi. aga noh, ta lihtsalt tuli meiega rääkima ja küsis, noh, et mis meie seal teeme ja sihuke vestlus oli ja teate, ma ei oska seda kirjeldada, aga mu südant täitis korraga üks hästi-hästi tugev nagu kurbus või siukene nagu see ei olnud nagu mingi halb rõhumine, aga ma tundsin siukest nagu natuke nagu ängi või siukest kurbust, jah, ma oskan seda niimoodi sõnadesse panna. Ja ma olin selleks hetkeks nagu Jumalaga sedavõrd koos käinud, et ma teadsin, et see võib olla pühast vaimust. Et püha vaim ei tekita mitte meile rõhumist, ärge seda kuulge, seda kindlasti mitte, aga ta kutsub meid palvetama ja ta annab meile nagu ilmutusi olukordadesse, mis võivad olla väga rasked ja vahel seega käib kaasas siukene, et sa tajud mingi olukorra raskust, sa tajud selle rõhumist. Ma teadsin, et see ei ole minu kurbus, see ei olnud mingi depressioon või midagi, aga ma tajusin ja ma sain aru kohe, et see on selle mehega seoses. Ja siis me natuke jutustasime seal lihtsalt pealtnäha, tema puhul ei olnud midagi näha. Ma läksin oma tuppa palvetama, olin Jumala ees lihtsalt ja ma küsisin, et mis see on, nagu, mis ma siis tajun ja Jumal kohe andis mulle ühe kirjakoha. Ma ei hakka seda praegu ette lugema, aga ta tuletas nagu tõi mulle selle loo Jaakobist, kes põgeneb Eesavi eest, teate seda lugu, eks ju, 2 vennast Vanas Testamendis, kuidas Jaakob pettis esmasünni õiguse ja siis nii-öelda vend sai teada ja siis ta pidi oma elu pärast põgenema. Ja see on nagu see lugu, kus tegelikult Jaakob on nii-öelda jooksus ja piibel kirjeldab meile ühte stseeni, kus ta on kõrbes. Ja tal ei ole nii-öelda, see on hästi ilmekas stseen seal, et tal ei ole nii-öelda kuskil magada, tal ei ole kuskil olla ja ta peab kivi nagu padjaks võtma oma pea alla. Ja siis ühesõnaga Jumala sõna tuli selle mehe kohta mulle, et see mees on nagu Jaakob, et ta on oma elus jooksus ja Jumal siis ütles mulle, et ma tahan, et sa ütled talle, et ma tean, kes ta on, et ma näen teda, et minus on tema pääste ja et ma viin ta tema koju. Et siukene kõnetus tuli. Ma ei olnud elus seda inimest varem näinud. Ja mõtlesin ka, et mis siin on, eks ju, šansid on ju, et ma panen täiega mööda, jään häbisse. Ma mingil hetkel otsustasin, et teate, see võit sellest, kui läheb täppi, on niivõrd palju suurem ja nagu väärt, nii palju rohkem väärt kui see, et ma natuke häbisse jään, on ju. Et siis ma otsustasin, et okei, Jumal, ma räägin selle mehega ja järgmine hommik ma siis lihtsalt kutsusin ta kohvi jooma seal linnas. Ja tegelikult meil oli, ma ei hakka seda rääkima, pole mõtet. Igal juhul, ma läksin taga kohvi jooma, seal on üks tausta veel, ma tegelikult isegi meie teed läksid lahku ja ma kohtusin taga, ma palusin, et Jumal kinnitaks mulle, ja ma nägin seda sama meest täiesti suvalises Bosnia linnas uuesti ja siis ma sain aru, et ma pean taga rääkima. Aga igal juhul me saime seal Sarajevo linnas kokku, muidugi sellel hetkel, kui ma rääkima pidin, olid kõik emotsioonid läinud, siukene tõeline, vabandage väljendust, jobu tunne oli seal istuda ja mingit oma teksti hakata rääkima. Lihtsalt ma räägin teile julgustuseks, et kui sul on mingi kõnetus ja sa järgmisel hetkel tunned, et sa oled täielik idioot, siis see on normaalne. Ja see ei tähenda, et sõna läks tühjaks, et selles mõttes ole julge. Ja mina siis istusin selle mehega ja lihtsalt rääkisime seal igasugused jutud, ta oli jällegi hästi elav ja siuke rõõmus ja pealt näha mitte midagi ei ütleks. Ja siis ma lihtsalt võtsin jutu otsa enda kätte ja ütlesin talle, et tead, et ma olen kristlane ja siukene veider lugu, aga mul oli väga südames su pärast palvetada ja ma usun, et ma sain ühe sõna sulle Jumalalt, et kas sa tahad seda kuulda. Ja see mees oli hetkega kogu sellisest ekstroverdi elavusest täiesti haudvait. Ja ma sain aru, et okei, nii et ühesõnaga ma hakkasin siis rääkima, ta ei öeldki midagi, ta nagu noogutas. Ja siis ma rääkisin talle selle loo ära. Loo vältel ma nägin, et tal olid pisarad silmas ja et see puudutas teda. Ja ta esialgu nagu oli lihtsalt mõnda aega vait ja me istusime seal niimoodi vaikuses. Mina mõtlesin, et okei, et see on kas nagu väga hea või väga halb, aga ei ole midagi. Ja siis hetke pärast esimene asi, mis ta ütles, oli see, et ma olen juut. Ja teate, kui ta ütles need sõnad, jällegi, mul on olnud erinevaid sõpru elus, aga midagi mu vaimuga juhtus, mu südamega juhtus selles hetkes. Mu sees nagu plahvatas midagi ja see ei ole üldse loogiline mu jaoks, et see oli täiesti vaimu tasandil.
ma olin täiesti täidetud armastusega selle inimese vastu ja kogu juudi rahva vastu. Ja ma sain nagu selle pildi või selle teadmise enda sisse esiteks, et seal minu vastas istub minu vend. Et ta on mu vend, et ta on nii-öelda esmasündinud poeg Jumala peres, kes on olnud katte all, kes on nagu olnud minust lahutatud ja Jumal nagu on toomas tegelikult neid kahte kokku. Ja ma hetke pärast räägin sellest lähemalt, mida ma mõtlen, aga ma teadsin, et see mees on mu vend, et ta on Jumalaga lepingus. Ükskõik, mida ta oma elus teeb, ükskõik, mida ta arvab, aga tema rahval on Jumalaga leping, ta on Abrahami järeltulija. Ja teine asi, mis ma teadsin, on see, et kui Jumal ütles, et ma viin ta koju, siis ta mõtles Iisraeli. Need kaks asja nagu plahvatasid mu sees selles hetkes. Ja siis ta rääkis mulle edasi, see mees, ja ta ütles, et ta on holokausti ellujääjate perekonnast, ameeriklane, ja et viimase 5 aastat tagasi siis, või 4 aastat tagasi mõlemad ta vanemad surid korraga, nagu ütleme seal samal ajal. Ja ta ütles, et väike pere, tal vist üks õde oli, aga see lein tema jaoks oli nagu nii suur, et ta on nagu 4 aastat ainult reisinud ühest kohast teise. Et ta tunneb, et ta ei tea nagu, kus ta kodu on, eks, ja tuletage meelde, mis Jumal mulle ütles, et ma viin ta koju. Ja ühesõnaga me palvetasime koos ja see mees, ma teadsin, et see sõna muudab ta elu ja see muutis minu elu ka tegelikult. Ja nüüd, mida ma tahan nagu selle looga öelda, mida ma tahan rääkida, ongi see, et ma kogesin, et Jumal tahab teile rääkida Iisraelist. Ja täna ei ole see hetk, kus ma hakkan niimoodi süvitsi kuskile minema, aga ma tajun ühte kutset selle peal, selle teema peal ja on üks asi, vaadake, Jumala, kui me loeme piiblist nii-öelda, ma hästi lihtsustatult ütlen teile lihtsalt mõned asjad, me nagu näeme seda, et eks Jumal teeb kõigepealt lepingu Abrahamiga ja ütleme, Abrahami sugupuust tuleb Taavet ja Taaveti järeltulija on Jeesus, eks. Et me teame, et Iisraeli rahvas valiti selleks, et Jeesus saaks maailma tulla. Ja pärast seda, kui evangeelium hakkas levima, siis Paulus räägib meile sellest tegelikult, et nii-öelda üks kate tuli Iisraeli peale, juudi rahva peale, selleks, et evangeelium leviks paganatele. Ja me oleme nagu elanud ühes ajastus põhimõtteliselt alates Jeesuse nii-öelda taevasse minekust edasi, kui Iisraeli riik hävitati pärast seda. Roomlased hävitasid ja nii-öelda pillutati laiali see rahvas. Me elame selles ajas, kus evangeelium on olnud paganate nagu seas tegelikult. Ja küll on nagu selles mõttes muidugi juutidele tuleb ka kuulutada, selles ei ole kahtlustki, et kogu loodule tuleb kuulutada. Aga ütleme, need, kes on päästetud saanud, seal on nagu nii-öelda see on ainult esmavili, see on ainult natukene. Ja me oleme nagu selles ajas olnud, kus see peatükk on olnud nagu kinni. Ja siis ütleme siis 1948, kui Iisraeli riik taas rajati, me ei hakka detailidesse minema, aga hakkas üks taastamise protsess. Hakkas see, et esiteks Iisraeli riik, mis oli ära hävitatud, see kõik on ette profeteeritud piiblis. Iisraeli riik oli hävitatud, ta taastati ja ütleme, siis Jumal hakkas seda rahvast sinna üle maailma koju viima, enamasti läbi väga suurte survete, läbi väga nagu praegugi me kuuleme kogu aeg antisemiitlikutest rünnakutest, just eelmine nädal oli üks väga kohutav tulistamine Austraalias, võib-olla te kuulsite sellest, see vist käis Eesti meediast ka läbi. Aga ühesõnaga need surved, mis lükkavad seda rahvast Iisraeli tegelikult nagu tagasi. Ja mis ma nagu räägin, miks me kirikus sellest räägime, ongi see, et piibel räägib meile, et evangeelium läheb tegelikult tagasi Jeruusalemma. Ta tuli Jeruusalemmast, ta tuli Iisraelist. Iisrael hävitati ja nii-öelda Iisrael nüüd, evangeelium läks paganate sekka. Nüüd Iisrael taastatakse ja nüüd Jumal nagu toob seda suurt pilti jälle kokku. Ta toob nagu seda evangeeliumi tagasi juutidele ja tegelikult ta nagu see ei ole ainult, ütleme see, et me lähme ja kuulutame kellelegi, aga see on vaimne asi. See on vaimne asi, nagu ma ütlen, Jumal tahab näidata, mis see lugu siin tegelikult on, mis asi Abrahamist sai alguse, kuidas nii-öelda siin nagu Paulus räägib meile, et ta nendest kahest teeb uue rahva juudist ja mitte juudist. Ja siin on üks ilmutus peidus ja
tegelikult just sellest, et mis asi on lõpuaja kogudus. Lõpuaja koguduse saatus on seotud Iisraeliga. Ja ma lihtsalt, jällegi meil ei ole nii palju aega ja ma tahan tegelikult ühte teist sõna teile veel jagada, aga ma tundsin, et ma pean teile nagu lauale panema selle kutse, et otsige Jumalat ja palvetage selles asjas. Paluge, et ta avaks teile, mis asi see värk on Iisraeliga, et ta näitaks ja ilmutaks teile sellest teemast. Ja ma usun, et midagi hakkab juhtuma teiega seoses sellega, et ta nagu, jällegi see on nagu, et see on seotud sellega, et me oleksime joondus, me oleksime vaimus joondatud sellega, mida Jumal tegelikult lõpuaegadel tahab teha. Eks enne oma tagasitulekut. Vot. Okei, ma arvan, ma selles teemas praegu lõpetan. aga jah, ma tundsin, et see oli mulle endale tegelikult üllatus üldse, et sellest teemast rääkida, aga ma usun, et see on Jumala käest, et lihtsalt üks kutse sellesse teemasse, et Jumal tahab sellest teile rääkida. Okei, nii, aga lähme edasi. Nüüd, kellel on piiblit, siis me võime lahti teha Efeslaste kirja. Nii, ma proovin. Nii palju järjehoidjaid, vabandust. Kohe leian õige ülesse. Aga kui tohib anekdoote rääkida, siis tohib lehti ka keerata. Nii et tunnen ennast turvaliselt. Nii, kohe me oleme Efeslaste raamatus. Nii, okei. Efeslaste kiri 1. peatükk, salmid 18, kuni ma hakkan 15. lugema. Seepärast ka mina, kui ma sain kuulda teie usust, issandasse Jeesusesse ja armastusest kõigi pühade vastu, ei lakka tänamast teie eest, teid oma palvetes meenutades, et meie issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse vaimu tema äratundmisel, valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees. Amen. Ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul. See sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas surnust ja pani istuma oma paremale käele taevas, kõrgele üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul. Ja ta alistas kõik tema jalge alla ning pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele, kes on tema ihu, tema täius ja kes täidab kõik kõiges. Amen. Amen. Teised tõlked sellest samast salmist, just see 19 salm, ma tahan keskenduda võib-olla selle kirjakoha teisele poolele. Ma olen ise tegelikult palju seda lugenud ja üldiselt ma seal 18. salmis olen nagu lõpetanud lugemise, et see on nii võimas tekst tegelikult, et just see, et ta annab meile tarkuse ja ilmutuse vaimu tema äratundmisel, et me tunneks ära selle lootuse, mis on tegelikult tema kutsumises ja selles, mis ta meie sisse on pannud. Ja see on mind väga puudutanud, aga viimasel ajal Jumal on hakanud mulle rääkima väest. Ma tahan teile rääkida täna natukene Jumala väest. Ja tegelikult ma hakkasin ütlema seda, et selle kirjakoha teine pool, ma kohe vaatan, mis need, mul on siin lahti, sellele on erinevad tõlked, just see 19 salm seal. Nii. Siin on öeldud, et ma loen praegu, see on New International Version. Ma ise loen erinevaid piiblitõlkeid, siin Amplified ja heebrea keelt ja kreeka keelt. Ma kahjuks ei valda Uut Testamenti, peaks muidugi kreeka keeles uurima, aga igal juhul New International Version ütleb niimoodi, et ma teen otse tõlget teile.
ma hakkan siit nii, et milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, meie sees, kes me usume. Ja nüüd kuulake, see vägi on see sama võimas vägi, mida Jumal rakendas siis, kui ta äratas Kristuse ülesse surnust ja ta pani ta istuma oma paremale käele taevastes, kuidas ta ütleb, taevas, eks. Et see fraas või see mõte sellest, et see sama vägi, mis äratas Kristuse ülesse surnust, on minu sees. Ütle oma naabrile, sinu sees on see sama vägi, mis äratas Kristuse üles surnust. Amen. Natuke ebamugav on sihukest asja öelda, on ju. Ma tunnistan ise ausalt, kui ma sellele mõtlen, siis ma nagu mõtlen, et no, et üks osa minust on niimoodi, ma tean, aga nagu kas, mis see tähendab või kas ikka päriselt on või nagu, see nagu ei jõua meile kohale. Aga ma usun, et me elame ka selles ajas, kus Jumal tahab oma kogudust täita väega. Ja ma räägin teile nüüd paar lugu lihtsalt, mis mul on viimasel ajal juhtunud ja siis me tuleme selle kirjakoha juurde tagasi. Ma olen nagu tänaseks, ma sain päästetud, kui ma olin 13-aastane, see tähendab seda, et ma olen olnud kristlane üle 20 aasta, natuke imelik on seda öelda, aga ja ma olen tõesti, see teekond on olnud kirju, ma olen Jumalat armastanud ja otsinud ja ma ütleks, et üsna varakult tegelikult ma sain täidetud püha vaimuga ja see on hästi suur õnnistus minu elus, et ma nii varakult Jumala juurde nagu tulin ja tegelikult ma olen nagu otsinud ja taodelnud ja nagu just nagu Jumalat ja tema ligiolu ja ma olen uskunud kogu aeg sellesse tegelikult, et see, mis siin kirjas on, et see ei ole metafoor, et see ei ole ilukirjanduslik tekst, see ei ole nii-öelda, ma ei pea nagu mõtisklema selle üle, et see kas või see sama, mis me lugesime, et Kristuse vägi on meie sees, et see ei ole lihtsalt nii-öelda, et ma ei tea, kunagi oli mingi vägi, mis tõstis ta üles ja nüüd mina olen kuidagi siia sisse tulnud ja nii edasi. Ma arvan, et see tekst on mõeldud meile lugemiseks niimoodi, et ma loen seda ja see ongi nagu minu reaalsus tegelikult. See, mis siin kirjas on, see saab minu reaalsuseks. Mida see tähendab, et Kristuse, see vägi, mis Kristuse üles tõstis surnust, on minu sees. See tähendab, et minu elus ei ole enam surma. See tähendab, et minu ümber ei ole enam surma. See tähendab, et see, kellega iganes, esiteks ma räägin nagu enda rõhumistest, sidumistest, haavadest, mis tahes tasandil. Me kõik tuleme erinevatest taustadest ja paraku nii-öelda sündides siia maailma me saame mingi komplekti kaasa. Ja selles komplektis enamasti on midagi head, aga seal on ka midagi, mis nagu takistab meid, seal on midagi, mis piirab meid. Ja tegelikult, ja ma usun, et mingil hetkel ongi meie kõigi sees on nagu üks hästi põhimõttelise otsuse nagu koht või valik on meie ees. Me nagu kas aktsepteerime, et see ongi nii, nagu see on. Hästi otse öeldes, et minu elus ongi depressioon näiteks, mis aeg-ajalt tuleb, aeg-ajalt läheb. Minu elus ongi mingisugused sellised ja sellised asjad, mis iganes see sinu võitluse koht on, see ongi nii. Iga natukese aja tagant ma keeran ära või midagi juhtub sellist, eks. Või ma jälle kukun sinna ämbrisse. Et meil on nagu see valik, et kas me võtame, et see on meie reaalsus, nii ongi tegelikult. Seda tõestab meie elukogemus, seda vahelt ütlevad meie kõrval olevad inimesed, et nii ongi, ma ei tea, meie perekonnas ongi nii, meie perekonnas ongi depressioon, meie perekonnas ongi haigused ja nii-öelda see on lihtsalt nii-öelda sinna ei saa midagi teha. Või alternatiiv on, nagu ma enne ütlesin, on see, et me loeme, mis siin kirjas on ja me ütleme, et on üks teine reaalsus, kuhu mul on uks lahti tehtud ja me ütleme, et see jada, see liin, see ei kuulu mulle tegelikult, see ei ole Jumala tahe mu jaoks. See ei ole tema plaan mu jaoks ja see, mis siin kirjas on mõeldud selleks, et see päriselt laiali lükata. Et ma ütlen teile, et see on päris radikaalne uskumine tänases maailmas, nagu ka kristlaste seas. Et paljudega mul on endal see kogemus, et ja ühtepidi ma mõistan seda, sest vaadake, kui me ei ole nii-öelda, kuidas ma ütlen, inimestel hakkab ebamugav selles kohas, kus nad ei ole ise võitu kätte saanud.
siis on natukene nagu ühtepidi, siis, sest vaat see paneb su valiku ette. Kui sa kuuled nagu, kui sa oled ise rõhumise all, kui sa kuuled, et keegi räägib, et sa saad vabaks saada, siis see paneb nagu sinu ka surve alla, on ju? Et mis siis sinuga toimub, miks sa vaba ei ole? Kas sa saaksid vaba olla, eks? Et meil on nagu see valiku koht, ma usun, mis tuleb kõigi meie ette, et mis see nii-öelda meie reaalsus, kas me oleme Kristuses, kas me oleme täiesti Kristuses ja see, mis siin kirjutatud on tõsi, või siis me ei ole, eks ju. Ja vaadake, ärge kuulake mind nagu selles mõttes, ma tahan nagu öelda, et ärge valesti kuulge seda. Ma ei ütle seda, et minu elus on kõik täiesti avaldunud ja et ma olen nagu lõpuni, tead siin, ma ei ütle seda üldse ülbest kohast. Ma lihtsalt ütlen seda täielikus veendumuses ja usus ja selles ka kogemuses, et kui ma ei ole sellest veendumusest lahti lasknud, see vägi laieneb mu elus. See vägi on hakanud niimoodi laienema. Ma räägin teile kohe mõned lood sellest. Ja ma ütlen teile, ma julgen teile öelda, et kui aasta pärast ma peaks siia sattuma, ma olen juba teises kohas. Ma ei ole enam selle koha peal, kus ma olen, saate aru? Ja kristlasena meil on nagu see valik, et kas me nii-öelda, see on sinu üks võimalik rada, on see tee. Ja teine võimalik rada on see, et ongi nii, nagu põlvkonniti on, eks? Ja ma tahan muidugi öelda, et vali see teine, aga ma räägin teile nüüd mõned tunnistused lihtsalt ka sellega seoses. Mul oli hiljuti üks hästi huvitav kogemus, nagu ma ütlen, et ma olen Jumalat ammu otsinud, aga viimasel ajal kuidagi, see on kindlasti Jumala juhitud protsess, aga ma olen nagu jõudnud rohkem ja rohkem nagu sinna kohta, kus ma näengi nagu seda valikut ja see on nii-öelda mingis mõttes nagu mikrotasandil mu elus, et see ei ole nii, et Jumal ei eelda minult, et ma kuidagi ise, esiteks ma ei teegi seda ise, eks ju, et ma nüüd muudan oma elu ja hakkan väes käima, eks ju, vaid see tuleb mu ette nagu mingite olukordadega, et Jumal on rääkinud mulle, et ma ei pea olema nagu rõhumise all ja siis tuleb mingi olukord, kus mulle nagu vaenlane esitab pakkumise, et midagi juhtub, mis iganes mul siin hiljuti, mu laps on praegu olnud nädal aega mingi rõveda nohuga, mis ei taha üldse ära minna, kõik mõtlevad, et nohu on väike asi, ongi, aga kui see on nädal aega ja ühesõnaga paremaks ei taha minna ja niisugune mingi jura on kogu aeg, siis nädala lõpuks sa oled päris küpse nagu vanemana. Et ühesõnaga ja siis tulebki nagu saatan oma pakkumisega, mis ta pakkumine on. Mina võin istuda jällegi, mis ma mõtlen sellest asjast, kuidas ma nagu olen selles olukorras. Ta pakub mulle seda, et esiteks, mis tal küll võib olla, kas tal on see haigus, kas tal on koroona, oi, mis koroona võib teha, kas tal on teine haigus, oi, kui tal ei lähe homseks paremaks, kas ma peaks siis seda või teist. Ja muidugi ühtepidi me oleme vastutustundlikud, ma ei räägi kuidagi arstide vastu ega midagi sellist, aga ma ütlen teile, et minu tervis ei ole arstides. Arstid on ühed abimehed, aga minu tervis on Jeesuses. Nii et ma lähen nagu esimesena alati selle allika juurde, sest see on see, kus see tuleb ja ma nagu ei võta seda vastu, et nii-öelda, see on ka väga levinud, et esimene allikas on arst, tervis on hästi tundlik teema ja tavaliselt meie nii-öelda default või see muster on see, et ma ei halda seda arst, eks ju. Ja muidugi, kui meil on mingid sümptomid või asjad, me peakski arsti juures käima, jällegi ärge kuulge mind valesti, aga ma võin seal arsti juures istuda niimoodi, et mis iganes see arst ütleb, et tema on minu Jumal. Või siis ma võin istuda seal, et Jeesus, ma tänan, et minu tervis on sinus, ma teen koostööd selle arstiga, aga ma tänan, et sina lükkad selle haiguse minust täiesti välja, sest kirjutatud on, et mulle kuulub tervis, et su vermete läbi on mulle tervis tulnud. Et saate aru, ja ma istun nüüd jälle selle pojaga seal, eks ju, ja mulle täna tehti väga võimas pakkumine ja ausalt öeldes ma istusin autos enne siia tulekut ja nutsin suure häälega Meelika kõrval seal, sest et ma mõtlesin, et ma ei jõua, kaua see jura kestab ja sa oled öösiti üleval ja kõik niisugune rõhumine käib ja ta teebki sulle sellise pakkumise, et tead, mine nüüd sinna ja kõik on nii halvasti ja läheb hullemaks ja eks ju, aga jällegi mu ees on see nagu valik. Ma tean, et Jeesus on selle asja alistanud. Mul on täitsa ükskõik, kuidas see välja näeb. Ma tean, et ta on selle alistanud. Ja ma jätkuvalt, ma räägin üle oma pojavist, ma tean, et see asi läheb üle. Okei, ta kiusab meid, on kiusas, aga ta juba taandub ja me saame täie võidu selle üle. Et mõistate, see on see väepakku, see on nii-öelda see pakkumine. Et mis sa nagu teed? Teistes olukordades ka nagu, et ma viimasel ajal ma kogu aeg näen, et mul tuleb pakkumisi nagu ja see on ka tegelikult Jumala arm, sest varem ma lihtsalt olin asjade all, lihtsalt mingi rong sõitis ülemust, aga nüüd ma nagu olen, et ma näen, et see tuleb ja ma saan aru, et ma ei pea selle all olema enam.
ja nüüd üks lugu näiteks, mis juhtus minuga, see on kõik niimoodi, toimub siin taustal erinevad olukorrad, minul, mu abikaasal, meie perekonnal, kõik asjad on kogu aeg niisugune päris kõva tuli on. Ja umbes nüüd on sellest võib-olla 3 nädalat möödas, mu armas mees iga natukese aega annab mulle sellise võimaluse minna nagu üksi kuskile palvetama, võtab poisi enda hoida. Ja ma olin ausalt öeldes päris väsinud tööst ja kõigest ja lihtsalt autoga ka väljas oli juba pime, mul ei olnud vihma sadas, kuskile minna ei ole, on ju, õudselt, muidu ma läksin isegi vihmaga, tegin ühe jalutuskäigu seal, et kuidagi oma sellest olekust, sellisest väsinud olekust nagu välja saada. Aga ei ole niisugune auline väga seal kuskil, kus ma lähen, istun seal autos, on ju. Ja mis ma siis tegin, lihtsalt sõitsin, mõtlesingi, et okei, ma lähen lihtsalt kuskile suvalisele parkimisplatsile, mul piibel on ju, mul hakkasin sõitma, panin täiesti suvalise ülistusmuusika peale, elus ei olnud seda kuulnud. Ja nagu ma ütlen, et mu seisund oli selline, et ma tahtsin Jumalat, aga ma olin väsinud. Ma ei olnud nagu mingisuguses eriti sügava otsimise nagu koha peal. Ja teate, ma parkisin nagu auto ära ja teate, Jumala vägi nagu täiesti nagu plahvatas selles autos. Ja üks taustalugu ka tegelikult, mis ka tegelikult on seotud kõige sellega, umbes aasta või rohkem tagasi, nüüd juba tegelikult veidikene, või natuke vähem, ühesõnaga, ma olin rase, ootasin 2 last, aga see rasedus nagu katkes ja see oli 12 nädalat, nii et päris suur beebi tegelikult. Ja ühesõnaga, mina ei usu, et see ka Jumala tahe on. Et ühtepidi jällegi ka sellesse olukorda hüpates, ma olin selles hetkes ja ma mäletan nii hästi, et jällegi mul ees oli pakkumine. Ma võin mõelda, minu vanuses ongi, katkevad ja nii ongi, eks ju, et ma tean, et selles olukorras ühtepidi sellistes läbiproovimistes sa ei võitle seal nii-öelda oma pingutusega, et mõistke mind õigesti, ma ei räägi sellest, et ma nüüd võtan ennast kokku ja ma ütlen, et eitan reaalsust nagu, ei, see laps oli surnud. Ja ma lihtsalt, aga vaata jällegi mu ees on valik, mida ma teen sellega nüüd. Ja selles samas autos, ja see oli täiesti Jumala ime mu jaoks, Meelika kuidagi jälle oli mu kõrval selles hetkes, kui ma teada sain. Ja ma lihtsalt, muidugi ma olin täiesti murtud selles hetkes ja samamoodi mu abikaasa, aga me kohe kuulutasime, et me täname Jeesus esiteks, et selle lapsega on kõik hästi, et vaenlane nagu teeb siin röövimiskatset, aga tegelikult see laps on taevas, ta on elus, ta on sinu juures, et aga on kõik hästi. Ja teiseks me täname, et sa annad meile veel lapsi, me täname, et meie ihud on terved ja et me nagu ei võta seda nii-öelda vaenlase surmatööd vastu ja seda kuulutust. Me täname, et sa pöörad kõik heaks, et sa oled elu Jumal ja valguse Jumal. Ja see oli nagu pumaki seal hetkes. Ja muidugi pärast seda ma läksin ühest leinaperioodist läbi, kes on sellist asja läbi elanud, teab, et see on selle asja juurde, sest öelgu nad, mis tahavad, teate, surm on surm, elu on elu ja surm on surm. Kui sa oled elu oma sees kandnud ja seda enam seal ei ole, siis sa tead, et seal on, see ei ole niisama, see ei ole lihtsalt meditsiiniline fakt või mingisugune, et see oli inimene, nii et, aga igal juhul see selleks, Jumal on minuga tööd teinud ja tervendanud ja tegelikult ma jõudsin nagu sinna punkti, kus ma nagu andsin selle talle üle. See oli umbes mingisugune pool aastat tagasi ja ma ei mõelnud, et mingitel hetkedel selles leinas oli niisugune spontaanselt, kuidagi Jumala ligiolus, mul aeg-ajalt tuli mingi nutt üles ja siis ma nutsin selle ära, mõtlesin, et okei, las tuleb, peabki tulema ja siis, aga see lõppes ära ja ma tundsin, et okei, korras, nagu enam rohkem ei ole. Ja nüüd ma lähen tagasi sinna 3 nädalat tagasi autosse. Jumala vägi oli jällegi mulle täiesti ootamatult selles hetkes. Ma tundsin, et mul läks sees täiesti kuumaks ja teate, ma tean, ma sain täiesti terveks. Ma tean, et ma sain füüsiliselt terveks. Jumal nagu oli mind emotsionaalselt ja vaimselt sellest välja võtnud, aga mu ihu sai täiesti terveks. Ma tean, et ma olen täiesti võimeline uut last kandma tänu sellele, mida ta on teinud. Ja teine selles hetkes juhtus ka, oli see, et ja võt, see on nii nagu eriline tegelikult. Ma sain nagu ühe sõna, ma teadsin, et nagu ühesõnaga ma nägin ennast ühe teise inimese pärast palvetamas ka ja ma teadsin, et ta saab ka täiesti terveks, kui ma talle käed peale panen. Ja tegelikult see ongi alanud. Nii-öelda ma tean, et seal oli, ma sellest teile detailselt ei räägi, aga see on, ma tean, et see inimene saab täiesti terveks. Ja lihtsalt vaadake, ja mis ma nagu tahan öelda, või nagu see on üks näide nagu sellest hetkes, mis seal toimus,
Jumal ei andnud mulle nagu, ma jõuan nüüd pointini, et Jumal ei andnud mulle mingit erilist uut väge nagu. Ta ei andnud mulle niimoodi, et nüüd, tead, vaata vahel, kui me Jumalat otsime ja taotleme, siis meil on nagu selline tunne, et me küsime nagu midagi, mida meil ei ole. Mõistate? Jumal, vala oma vaim välja, tee midagi seda või teist või kolmandat. Meie oleme lihtsalt inimesed, see ei ole meile kättesaadavad, aga selles hetkes ma tahan öelda, et see vägi on kogu aeg mu sees olnud. Jeesus võttis nagu kaane eest ära, nagu katte eest ära, et ma nägin, mis on see määratu suur vägi, mis minus tegutseb, mis on Kristuse surnuist üles äratanud, saate aru? Ja see on igaühe teie sees, meil on nagu kate peal, meil ei ole nagu seda nägemist, see ei ole meile ilmutuslikult lahti läinud, kes me oleme tegelikult, aga see on juba su sees, kui sa oled Jeesuse vastu võtnud, sa oled püha vaimu anni saanud, siis tegelikult see sama vägi ongi sinu sees. Ja see tegutseb tegelikult juba praegu, kui sa seda nagu, kui me sellest nii-öelda veel ei ole teadlikud, see juba tegutseb, aga see tahab, ma nagu kogen seda nii tugevalt, et Jumal tahab nagu selle kaane sealt pealt ära võtta ja meile näidata tegelikult, kes me oleme Kristuses. Ja just see on hästi oluline asi just selles mõttes, et mis selle kaane nii-öelda pealt ära lööb, ma usun, on nagu usk. See on nagu meie usk tegelikult, mis vabaneb, mis kinnitub sellesse, et ma tean, kes ma olen Jeesuses, ma tean, et kui ma ei oska seda, võib-olla ma püüan seda sõnastada, aga see on nagu hästi oluline asi. Mina käisin aastaid nagu niimoodi ringi, et ma otsisin midagi, mida ma arvasin, et mul ei ole. Ja teate, kui sa oled nagu, sa võid Jumala juures olla nagu hästi tuline ka, aga nagu, kuidas ma ütlen, see on nagu hästi väsitav mingist hetkest. Et nagu jah, me palvetame, me pressime sisse, me otsime, eks ju, aga mingist hetkest sul nagu tekib see küsimus, et kus see on nagu, mis asendis või kuidas me peame olema, et nagu rohkem Jumalat saada või nii edasi. Ja ma tahan nagu öeldagi seda, et see tee käib mitte seda läbi, et me nii-öelda ootame, et Jumal tuleb, vaid me palume, ilmuta meile, mis meis on tegelikult, mis see on, kes me juba oleme, kuhu sa meid asetanud oled. Me läheme selle sõna juurde tegelikult, mis ta on juba andnud. Amen. Ja vot üks mõte veel siia juurde, millega võib-olla ma tahan ka lõpetada, vaatame, kus see läheb. Aga on see, et kui sa küsid, et okei, sa kuuled, et ma räägin sellest, ma tahaks ka väeilminguid, eks. Ma arvan, et siin ei ole inimest, kes ei tahaks rohkem Jumala väge kogeda, näha oma elus. Ja nagu minagi ütlen, ma tahan seda rohkem oma elus näha, sest ma arvan, näinud sellest ainult nagu nii vähe, mis tegelikult on, mida ta tahab anda. Ja see ei ole jällegi mingisugune siukene emotsionaalne, et ma tahan hirmsasti kogeda. Me kõik tahame kogeda. Ma tahan näha, et see murrab läbi, sest ma tahan näha, et see muudab teiste inimeste elusid, et see evangeelium, Piibel räägib meile, et evangeelium, me oleme mõeldud elama nii, et evangeelium levib väega. Olete kuulnud seda? Et evangeelium ka Jeesuse ajal, apostlite ajal, evangeelium, apostlite tegude raamat räägib sellest, et evangeelium levis väega, võimsasti. Ja mina jällegi usun, et see on meile mõeldud ka, see ei olnud ainult nendele, sest et Jeesus oli just ära läinud ja püha vaim oli just välja valatud, vaid see on nagu uks, mis on lahti tehtud. Ja nüüd sina küsid, et kuidas ma saan selle väe sisse, kuidas ma saan rohkem seda kogeda, näha, kuidas ma saan selle ilmutuse kätte saada sellest, kes ma Kristuses olen. Ja minul on see sama küsimus, kuidas ma seda rohkem saan oma elus. Ja vastus on see, et alistu selles, mida sa täna tead. Alistu selles, mida sa täna tead. Ma kohe seletan, mida ma mõtlen. See on üks teekond, see on üks protsess, see ei juhtu nagu üleöö niimoodi pauguga, et nüüd täna palvetame ja siis homme on kõik väge täis, sest
osa sellest, et Kristuse vägi meie eludes vallandub see, mis on ta surnust üles äratanud. Osa sellest on see, et me muutume tema näoliseks tegelikult. Ja see protsess algab sellest, et me alistume tema sõnale. Me alistume ja vaadake, see algab nii-öelda nagu väikeses mõõdus. See algab väikeses mõõdus. Äkki näiteks niimoodi, ma arvan, et aastaid, kui me läheme aastaid tagasi nagu, see algas minu jaoks sellest, et ma ütlesin, et ma kuulan pastorit. Ma kuulan teda. Mulle võib-olla ei meeldi, mis ta mulle alati räägib, aga ma kuulan teda. Minu pastor satub olema mu isa. Nii et seal on see kontekst ka taga. Et ma võib-olla arvan, et mul on parem nägemus, aga ma lihtsalt kuulan, kuna Jumala sõna ütleb, et kui sa alistud oma ülematele, kui sa alistud minu puhul, kui sa alistud oma vanematele, sa oled õnnistatud. Hästi lihtne asi. Ja mingites kohtades oligi nii, see ei tähenda, et tal on kõiges õigus ja see ei tähenda seda, et ma pean kõigele alla kirjutama ja kõik nii-öelda tema asjad üle võtma, loomulikult mitte. Aga see tähendab seda, et oma sees ma teen selle otsuse, et tead, ma ei hakka sulle vastu. Ma ei hakka sulle vastu, ma usun seda, et Jumal on siin minu üle pannud ja ma usaldan seda rohkem, kui see, mis mulle endale mingis hetkes tundub üks või teine. Ja see oli üks esimesi vundamente tegelikult, mis mu elu hakkas muutma nagu. Et tuli mingi kord, tuli mingi stabiilsus, mingid asjad hakkasid nagu muutuma läbi selle. Et mis iganes, ma ütlen, et need kõnetused mingi kellegi elus praegusel hetkel võivad olla hästi erinevad. See võib olla mingi, ma ei tea, Jumal on sulle pannud südamesse, et tead, ma ei tea, mine käi kord 6 vanade kodus palvetamas kellegagi või mine tee, see võib olla nagu nii lihtne asi tegelikult. Praegu minu jaoks näiteks ka selles tänases olukorras on see, et kui mu väike pisikene ajab mind vihale mingis olukorras ja vanemad teavad, et nad suudavad väga vihale ajada, et ma ei andu sellele vihale. Ma teen ühe hästi teadliku otsuse, et kui mul hakkab üle keema, ma ütlen sellele ei. Kõik. Ja vaadake, see võimaldab, see väikene otsus on muutnud meie kodu sisekliimat täiesti. Täiesti. Sest see on võimaldanud Jumalal rääkida, ta hakkab selles hetkes siis rääkima. Okei, kui sa ei vihasta, mina nagu oma vaatestis, kui ma ei vihasta selles hetkes, mida ma siis teha saan? Esiteks ma näen seda väikest meest teistmoodi sellest rääkimata ja teiseks on see, et mul tekib võimekus teda juhtida. Mul tekib võimekus midagi öelda, mis suunab meid sellest olukorrast välja, saate aru? Aga kui ma selles hetkes seda otsust ei tee, nagu siis on niimoodi, et mina lähen kettasse, tema läheb veel rohkem kettasse, siis see kõik on niisugune väike kaos, väike suur kaos. Et väikesed asjad on ju. Et ma ei tea, mis see sinu jaoks täna on, aga hakka sellest pihta ja ma usun, et seda rääkides, et teil on juba tulnud mõtteid, nagu, et mis see võiks olla, eks. Et mis iganes, kui sa oled millelegi nagu, ja ma ei mõtle ainult kohustusi, et sa oled koguduses lubanud teenida, jah, kui sa oled midagi lubanud, tee seda ustavalt. Aga ma ei mõtle ainult seda kohustusena, et ma ei tea, ma võtan iga päev piiblit lugeda, eks ju, jah, see on väga hea, me peaksime seda tegema, palun lugege nii palju, kui te saate. Et isegi kui on tunne, et on saepuru, ma ütlen teile, et lugege ikkagi nagu. Sest mingil teisel hetkel see asi hakkab sulle ellu, sa isegi ei saa aru selles hetkes, mida sa loed, teine hetk oled olukorras, korraga tuleb midagi meelde nagu, et see on nii võimas tegelikult ja see sõna, see on ka hea näide, me peame seda nagu sööma, eks ju, see on ka kuulekus asi tegelikult, ma lihtsalt, kas või endale tunnistada, tead mis, ma ei saa sellest enamusest võib-olla mitte midagi aru nagu, ma saan võib-olla natukene aru, aga ma võtan selle, millest ma aru saan, ma loen seda. Okei, pastor ütles seda, koguduses räägiti, mis iganes, eks ju, ma lihtsalt võtan selle, mida ma tean, ma hakkan seda palvetama, ma hakkan seda oma ellu rääkima, ma hakkan sellest kinni, eks ju, väga hea jällegi näide, mis iganes, et piibel ütleb meile, et me oleme süüst vabad. Oi, kui kõva teema koguduses on süü. Oi, kui palju meil on süüga maadlemist, kui palju asju meie elus pingestab, lõhub üks süütunne. Mis tegelikult ei ole üldse Jeesusest. See ei ole Jeesusest. Sest ta on öelnud, et see võlg on täiesti kustutatud. Et kui me oleme süü all, siis tegelikult me oleme abikaasaga hiljuti sellest rääkinud hästi palju, sest Jumal on tegelenud selle teemaga meie elus
kui sa oled süü all, nagu isegi koguduses käies, sa palvetad, sa oled kõik andeks palunud, aga ikkagi on süü, siis on hästi suur tõenäosus, et sa nii-öelda toetud oma tegudele, et õigeks saada. Ja sul on vaja ühte ilmutust ja teist jutlust sellest, mida tähendab, et me oleme armu peal ja mitte tegude peal. Ja ühesõnaga, ma ei lähe sinna praegu sisse, aga see süü asi nagu, et ühesõnaga, see ei ole jällegi, Hanna Kelly seisis ja ütles, et süü ei ole osa minu elust. Ma võtan sellest kinni, väike asi võib-olla alguses. Ma võtan kinni, isa näita mulle, mis see tähendab, et ma ei ole süü all. Millest ta räägib? Mis asi on armu all? Kuidas see käib? Kuidas on nagu iseenda tegudest õigeks saada? Kuidas on armust õigeks saada? Et väikesed asjad, aga alistu täna selles, mis sul on. Või mida sa tead, hakka sealt pihta. Ja ma lõpetan võib-olla selle poolega, et mis asi tähendab alistumine. See on ka nii-öelda, ma arvan, selline segadus tekitav asi tegelikult paljude jaoks. Ma mõtlen, kuidas ma sõnastan lahti alistumine. Minu jaoks oli kunagi väga raske, sest ma olin olnud mingites olukordades, kus nagu mul oli nagu nii-öelda ülevalt poolt tehtud haiget. Keegi, kes oli minu üle või nagu mingis olukorras oli nagu haiget teinud mulle. Ja sellepärast minu jaoks alistumine oli nagu mingi periood hästi raske asi, sest ma mõtlesin, et nagu ma ei saa ju alistuda, kui ma ei usalda. Et kuidas ja see on tõsi, sa pead usaldama selleks, et alistada. Aga piibel, see alistamine, millest piibel räägib, ei ole see, et keegi tuleb haamriga, virutab sulle, ütleb, et sa oled täiesti väärtusetu ja mõttetu ja sa oled loll ja sa oled valesti aru saanud ja ma ütlen sulle, kuidas asjad käivad. See ei ole piibelik alistumine. Piibelik alistumine on see, et Jumal ütleb, et kas sa saad aru, kullakene, et sa oled mulle nagu kõige kallim, ma olen sinu eest maksnud kõige kõrgema hinna, ma olen sinu eest universumi kõige kõrgema hinna maksnud, sa oled mulle nii palju väärt, las ma aitan sind. Las ma aitan sind, usalda mind nii palju, et las ma aitan sind. Las ma tulen su kõrvale, alistumine, jah, seda on see osa ka, et ma ütlen Jumalale jah, isegi kui ma ei mõista, aga mõistate, see tuleb täiesti teisest kohast, kui see, et ma lihtsalt pimesin, nagu et okei, seal ei ole hirmu. Armastuses ei ole hirmu, ütleb piibel meile, eks. Ma ei karda karistust enam, sest ma tean, et ma olen täiesti armastatud. Ma olen täiesti armastatud, isegi mu vead ei ole Jumala jaoks nagu disklahv nii-öelda. Ma olen iseenda vastu nagu kõige palju karmim kui Jumal. Aga mõistate, aga alistumine ongi, ma ütleks võib-olla kaks asi. Üks asi on see, et usalda. Et alistamine on see otsus, et ma usaldan sind. Jumal ütleb, et las ma aitan sind. Ja teine asi ongi see, et alistumine on hästi lihtne asi. Ma ütlen, et mitte minul ei ole õigus, aga sul oli õigus. Sul on õigus. Sul on õigus ja see on hästi praktiline asi. Me võitleme, ma arvan, sellega ka päris palju, et ongi, et kuidas ma ütlen, et isegi raskuses või ütleme, et sinule on liiga tehtud, siis ma arvan, et üks kõige suuremaid takistusi tervenemisel on see, et me hoiame nii kõvasti kinni sellest, et mulle tehti liiga, see on nii nagu minu arusaam, minu nägemus sellest olukorrast nagu on nagu kõrgem, et me ei suuda kuulda seda tegelikult, et Jumal ütleb, et ma tõstan su sellest veel kõrgemale, ma tõstan su sellest täiesti, ma suudan su terveks ravida. Et ma tahan öelda nagu seda, et ma olen ise olnud sellistes seisudes ka, kus ma nagu, Jumal pakub mulle oma tervenemist, aga ma istun seal kõrval niimoodi, et ma nagu, kuidas ma ütlen talle ei, sest et kuidagi ohver olemine võib ka identiteet olla, mõistate? Et see on nii-öelda nagu ma olen nii harjunud seda nuttu nutma, ma olen nii harjunud seda laulu laulma ja ma keeldun lahti laskmas sellest, et mulle ju tehti liiga, eks. Aga tõsi on see, et me kõik tegime Kristusele liiga. Me kõik tegime talle liiga. Minu sees on see sama asi kellelegi teisele teha, kui see, mida minule tehti. Mõistate? Ja see on üks ilmutus ja vaata kuniks ma nagu sellest lahti ei lasknud, et mulle ju tehti liiga, siis tegelikult ma ei olnud võimeline seda tervenemist vastu võtma. Aga see hetk, kui ma mõtlesin, et saad aru, et jah, mulle tehtigi liiga, Jeesus ei pane kunagi neid asju vaiba alla, et kellelegi tehti liiga. See ei ole see, et ei olnud midagi väike asi, vaid see on see, et jah, mulle tehti liiga.
ja sellel inimesel, kes tegi, on vaja Jeesust ja minul on vaja Jeesust. Ja ma ütlen, et seesama, et tegelikult ma ise olen ka see, kes pani naela sinna risti külge. Mul lihtsalt ei ole olnud nagu varem ilmutus sellest, et minus on ka see potentsiaal olemas nagu. See teeb mind võimeliseks, on teinud, et ma saan vastu võtta selle, et ta teeb mu terveks ja see viib sind sinnani, et sa suudad isegi seda inimest, kes sulle haiget on teinud, armastada. Mõistate, need on võimsad asjad. Nii et tagasi minnes selle tänase jutu juurde, alistu selles, mida sa täna tead. Hakka sealt pihta. Ja Jumala püha vaim on see, kes kasvatab seda. Tema kasvatab, ta hakkab sind juhtima viisil, mida sa ei kujuta ette. Sulle hakkavad tulema, ma ütlen, et esiteks nägemine olukordades, võimekus mingeid asju otsustada, näha ja ütleme, et ta toob su ellu inimesed, teemad, asjad ja sa ühel hetkel vaatad, et su elu on täiesti teise kursi peal. Nii et ma tahan kokkuvõttes öelda lihtsalt seda, ma tahan julgustada teid selle samaga, millega ma alustasin tegelikult seda teist osa. See sama vägi, mis on Kristuse Jeesuse tõstnud surnust üles, elab igaühe teie sees. Ja Jumalal on valmis pandud teie jaoks üks elu, kus ei olegi surma, kus need ahelad, mis on teie sees, on murtud, need ahelad, mis on teiste inimeste sees teie ümber, on murtud. Ja võib-olla sa istud ja kuulad täna, sa mõtled, et see ei ole võimalik. Et seda taaka ta ei saa küll ära võtta. Saab. Päriselt saab. Ma ei tea, mis sinu taak on, aga ma tean, mis minu taak on. Ja ma võin sulle öelda, et ta saab. Nii et olge väga-väga õnnistatud ja hakake minema.